Tere kõigile, kes on jõudnud. Oleme täna oma algusega mõned minutid hilinenud, sest et meil on täna esimese pauguga on hakanud pihta ka pühapäevakool ja kõik, mis sellega seondub. Nii et on palju niisuguseid asju, mida nüüd sellel sügisel jälle esimest korda üle tüki aja on. Mina olen ka üle tüki aja teie ees, rõõm on teid näha. Kuuldused minu surmast on tugevasti liialdatud, mis tähendab, et võib öelda lihtsalt seda, et eks tervisehädad käivad ikka vahest ja eks vaenlane teab ka, millal on kõige õigem sulle mingisugune asi kaela saata. Et neid asju vahest juhtub, aga tänu Jumalale mul on juba kergelt parem. Näiteks täna ma ei ole mingid valuvaigistit söönud ja saan täitsa rahulikult siin olla juba. Nii et on progressna sõvaetsa. Igal juhul. Kuidas? Slava Gospodu za eto, täpselt. Nii. Aga igal juhul tühja sellest. Jumal on hea, Jumal on meie kõigi vastu hea ja me oleme täna kummardamas, teenimas, otsimas teda. Igal juhul võtame ja tõuseme kõigepealt alguspalveks. Meie Isa, kes sa oled taevas, me täname sind selle eesõiguse eest olla sinu kojas, olla selles ihus ja olla võimeline tulema selle ihuga sinu kotta, kummardama sind, otsima sind, kogema sind, teenima sind, pühendama ennast sulle. Isa, me palume, et sinu ligiolu võiks selle koosoleku täita, selle aja siin. Me palume, et kallis püha vaim, sina võiksid liikuda selles saalis, puudutada inimesi. Issand, me palume, et sa kingiksid meile oma sõna, oma püha vaimu läbi. Issand, sõna, mis on ülevalt taevast, mis puudutab meid ja muudab meid ja täidab meid väega, issand. Jumal, ma tänan selle eest, et sa oled igatsenud aegastes algusest, et me võiksime olla sinu sarnased. Issand, ja seda me oleme siia tulnud otsima täna. Jeesuse nimel, issand, me õnnistame seda aega sinu sõna elavaks saamiseks, et sinu sõna võiks täna tõeks saada, täide minna siin meie ees ja meie sees. Issand, me palume ka, et su sõna võiks elada siin rohkesti ja olla elavana meie keskel. Ja me palume ka, et püha vaim võiks puudutada meie elusid, et me võiksime ära muudetuna minna siit Jeesuse nimel. Issand, me õnnistame seda aega sinu ligioluks. Jeesuse nimel. Amen. Amen. Kiitus Jumalale. Me oleme siis, võtame istet. Esimene asi, mida me täna siis teeme, loeme kirikukalendrist need kirjakohad, mis täna on. Tänane kuu on juudi kalendri järgi, kes teab, mis kuu on? Keegi ei tea. Ühe silmaga tasub neil asjadel silm peal hoida. Elul on see kuu nimi ja see on juudi aasta kõige viimane kuu. Ja sellele järgneb nüüd septembri lõpus siis juudi uus aasta. Ehk nad ise nimetavad seda hämmastuse või võiks öelda hämmastuse päevad või kuidas öelda, aukartuse päevad või kuidas sellele järgneb uus aasta. See on siis Jumala ilmumise aeg, Jumalaga kohtumise aeg ja uue aasta algus, Rosh Hashanah. Aga homme tähistab juudi kogukond sellist püha, nagu kui Noa veeuputus oli. Ja Noa laskis välja teise tuvi ja see teine tuvi pöördus tema juurde tagasi ja tal oli väike oliivipuu oks oli nokas. Ja see tähendab, et Noa mõistis, et vesi on taandunud ja võib laevast välja minna. Nüüd on edasine elutsükkel oli alanud. Ühesõnaga, see oli nii-öelda ka selle karistustsükli lõpetamine ja uue elutsükli algus. Nii et homme tähistatakse seda päeva. Aga pöördume täna kirikukalendri poole, mis on meile kantud selleks, et me võiksime kogu need kristiusu alused nagu aasta jooksul läbi käia koos nende kirjakohtadega, et me püsiksime nagu kõigi nende asjade juures, mis moodustavad meie usu ja ka selle usu alused. Tänane kirjakoht on siis Mattuse 11.28. Jeesus ütleb, tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Täna on siis 15. pühapäev pärast nelipüha ja teemaks on täna tänulikkus.
Kiida mu hing Issandat ja ära unusta ainsatki tema heategu. See on Taaveti laul 103. Ja tänaseks kirjakohtadeks on antud siis meile Taaveti laul 65, salmid 2-9. Taaveti laul 65 ja võtame ja loeme selle teksti. Me oleme siin võtnud selle kombe, et me loeme need kirjakohad lihtsalt sellepärast, et see piibli lugemise kvantiteet inimeste isiklikes eludes on suhteliselt nutune ja sellepärast vähemalt jumalateenistuse käigus me loeme need tekstid ära. Nii, 65 salmid 2-9, no võtame siis esimesest saadik juba. Vaikse meelega või tasase meelega kiidetakse sind, Jumal, Sionis ning tasutakse sulle tõotused. Sina kuuled palvet, sinu juurde tuleb kõik liha. Minu süüteod on minust vägevamad, aga meie üleastumised annad sina andeks. Õnnis on see, kelle sina valid ja lubad teda enesele ligineda, elama sinu õuedes. Küll meid täidetakse sinu koja ja su püha templi hüvedest. Kardetavate tegudega vastad sa meile õigluses, sa meie pääste Jumal, sa kõige ilmamaa otsade ja kauge mere lootus, kes sa kinnitad mäed oma rammuga ja oled vöötatud vägevusega, kes vaigistad mere kohisemise, selle lainete müha ja rahvaste möllu, nõnda, et ilmamäe äärte elanikud kardavad su imetähti. Päikesetõusu ja loojakumaad sa paned rõõmsasti hõiskama. Aamen. See oli esimene ja paralleeliks on antud Taaveti laul 136. Loeme selle ka. Ma ei usu, et me võiksime liiga palju piiblit lugeda jumalateenistusel. 136, Taaveti laul 136. Ja salmid jällegi 1-9 samamoodi. See on see laul, kus on tema heldus, kestab igavesti, iga teine salm. Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti. Tänage Jumalat ja Jumalat, sest tema heldus kestab igavesti. Tänage Issandat ja Issandat, sest tema heldus kestab igavesti. Teda, kes üksi teeb suuri tegusid, suuri imetegusid, sest tema heldus kestab igavesti. Tänage teda, kes on arukusega teinud taeva, teda, kes on laotanud maa üle vee, teda, kes on teinud suured valgused, päikese pannud valitsema päeva ajal, kuu ja tähed valitsema öösel, sest tema heldus kestab igavesti. Amen. Siis järgmine kirjakoht on Nehemia raamat 8. peatükk. Kes teab, kus on Nehemia raamatud? Muide on väga huvitav vaadata, kui paljudel inimestel on üleüldse piibel kaasas. Paljudel on mobiiltelefonis piibel. Ei ole ka sugugi halb võtta sealt. Nehemia raamat 8. Ju, loomulikult. Aga selleks peab teadma, kus on Esra raamat. Ja niimoodi. 8. peatükk ja 5-10 salm. Ja loeme seda. See on ka üks väga oluline kirjakoht siin. Ja Esra avas raamatu kogu rahva nähes, sest ta seisis kõrgemal siis platvormi peal, kui kõik muu rahvas, ja kui ta selle avas, tõusis kogu rahvas püsti. Ja Esra kiitis Issandat, suurt Jumalat, ja kogu rahvas vastas käsi tõstes, aamen, aamen. Ja nad põlvitasid ning heitsid Issandate silmini maha. Ja Jeesua, Baani, Seerebia, Jaamin, Akub, Sabetai, Hoodia, Maaseja, Kelita, Asarja, Joosabad ja Hanan ja Pelaja, leviidid, õpetasid siis rahvale seadust ja rahvas seisis püsti. Ja kui nad lugesid raamatut Jumala seadust peatükkide kaupa ja andsid seletust nõnda, et loetust aru saadi. See ei olnud siis mitte mingisugune formaalsuse täitmine. Ja Nehemia, kes oli maavalitseja ja preester Esra, kirjatundja ja leviidid, kes rahvast õpetasid, ütlesid kogu rahvale, see päev on pühitsetud Issandale, teie Jumalale. Ärge leinake ja ärge nutke, sest kogu rahvas nuttis, kui nad seaduse sõnu kuulsid. Kas keegi mõistab, miks nad nutsid? Me peame mõistma, mis ajakoht see oli. Nehemia ja Esra olid tulnud taastama Jeruusalemma pärast Jeruusalemma hävitamist ja Iisraeli vangi viimist. See oli siis see, kui Jumal oli andnud oma rahva
nagu hüljanud oma rahva. Tempel hävitati, no see on kõik kisti maha viimseni. Ja nad viidi vangipõlve. Ja nüüd olid siis Jumal lubanud tulla uuesti, alati on ju restauratsioonil. Karistusaeg oli selles mõttes hakanud läbi saama. Ja Jumal oli lubanud tulla Nehemial ja oli lubanud tulla Esral. Esra tõi endaga kaasa ka templi hulla ja templi riistad, mida siis vallutav kuningas oli lahkesti tagasi annetanud, mis on täiesti fantastiline. Täiesti uskumatu lugu tegelikult, sest et selle väärtus oli väga suur ja juudi ajaloos on teada, et selle templi kulla tagasi toomine siis sellelt vallutuse maalt Iisraelisse oli ju väga keeruline ettevõtmine. Kas keegi umbes aimab, kui suur kogus kulda see oli? No ütleme niimoodi, et see oli terve karavan raskes kullalastis. Ja neil ei olnud saatesalka, neil ei olnud sõdureid. Ja arvake ära, kas kuulujutud sellest kullarongist levivad. Ja kuidas oli nagu igasuguste maksu- ja muude ametitega, nagu öeldakse, matsu- ja molliamet. Aga noh, meil on ametlikud institutsioonid võib-olla, aga ütleme, seal olid, teeröövlid olid igal pool, maffia. Ja need said teada, et see asi on niimoodi. Ja noh, Nehemia oli tõesti hirmul selle asja pärast, Esra ka, aga nad palusid ka ja nad küsisid, et mis me võime teha, aga nad ei saanud sõdureid, nad ei saanud väesalka ja nad pidid tulema sellega lihtsalt lootus Jumala kaitsele ja niimoodi nad tulidki, muide. Ja tulidki tervelt ja kõik kas magasid maha või tegelesid millegi muuga sel ajal, kui kullarong nende taga hoovist läbi sõitis. Et nad tulid sellega, Jeruusalemma jõudsid kohale ja selles mõttes nüüd algas Jeruusalemma müüride taastamine ja ühtlasi ka templi taastamine. Et see on nagu väga oluline ajalooline sündmus ja nüüd, kui rahvas on rikkunud lepingut, rahvas on oma hirmsa karistuse pälvinud ja nüüd Jumal annab uuesti võimaluse pöörduda tagasi ja nüüd nad avavad oma südame ja neile loetakse uuesti seadust, nad on oma enda kodus sellel maal, kuhu Jumal on tahtnud nad panna, Jumal on nad tagasi lubanud tulla, situatsioon on väga keeruline, aga uuesti nad on Jumalaga saanud kontakti. Ja siis nad seisavad püsti ja kummardavad silmili maha ja kui neile seaduse sõnu loetakse, nad nutavad, ma ei imesta, et nad nutavad. Sest see oli see probleem, miks nad pidid nii ütlema, sellepärast, et rahvas, mehed nutsid suure häälega. Ja see ei ole, see tähendab, et nende süda oli selle asja sees. See ei olnud lihtsalt niisama. Ega seal ei olnud ka kõik ilusad ja valged, seal oli ka inimesi, kelle süda ei olnud seal asjade juures. Kui me loeme Esra ja Nehemia raamatut, seal oli igasuguseid seltskondi, nii kui igas kirikus on, igal pool, kogu aeg. Aga see on hea, see on nagu kirjakoht meile ka meenutuseks ja mõtistuseks, et mida see tähendab, kui niimoodi loetakse Jumala sõna. Mida tähendab see täna sulle, et me saame lugeda Jumala sõna siin? Et Jumala sõnad saavad kõnelda sulle, et sul on Jumala sõnad, et sa saad neid kuulata. See on eriline au ja see on eriline arm, see ei ole lihtsalt iseenesest mõistetav. Okei, edasi, 1. Tessaloonika kiri 5. peatükk. See on üks hästi armas lõik, 1. Tessaloonika kiri ja 5. peatükk. Ja siit tuleb salmid 16-24 ja võtame siit siis ja loeme. Nii. Rõõmustage alati, palvetage lakkamatult. Kas keegi teab, mida tähendab lakkamatult palvetada? See ei tähenda, et sa käid ja kogu aeg pobised. Mis oli, vist minu meelest oli Smith Wigglesworthit kunagi küsiti, kes on üks tuntumaid jumalamehi viimasest lähiajaloost. Ja võib öelda, et küsiti, et palju sina palvetad, kui nii vinge jumalamees, et igasugused suured imed ja tunnustajad juhtuvad temaga, et palju sa palvetad? Ta ütles, 15 minutit. Ja küsija oli rõõmus, 15 minutit ainult. Tore. Aga Smith jätkas, ütles, et kunagi ei lähe 15 minutit mööda nii, et ma ei palveta. Ja see ei ole niisugune religioosne rituaali täitmine, vaid see on see, et sa oled oma südamega Jumalaga ühenduses. See ei ole sõnade pobisemine kogu aeg. Aga see on hoiak, see on elu asend. Rõõmustage alati. No kuidas, ma ei tea, kuidas sellega on. Vaatame, kuidas siin neid pagulasi ja muid niisuguseid toredaid asju tuleb meile probleeme, et tuleb nagu uksest ja aknast, nagu lausa rongiga ja koormaga.
kuidas sa siis rõõmustad? Aga Jumala sõna ütleb, rõõmusta alati, palveta lakkamatult, tänage kõige eest, olge tänulikud kõige eest, mis teil on. Sest see on see, mida Jumal teilt igatseb Kristuses Jeesuses või see on Jumala tahe teie suhtes Jeesuses Kristuses. Ärge kustutage vaimu ja ärge põlastage prohvetlikku kõnet või prohvetiendi. Katsuge kõik asjad läbi, pidage kinni, mis on hea ja hoiduge igasuguse kurja eest. Aga rahu Jumal ise, pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim, hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks. Ustav on see, kes teid kutsub, küll tema teebki seda. Aamen. Need on imelised sõnad, seda viimast salmi kasutatakse ka koosoleku lõppudes, teenistuste lõpus õnnistussõnadena. Mina just mõtlesin, et me võiksime täna lõpetada koosoleku just nende sõnadega, see on väga ilus. Ja siis Matteuse evangeeliumi 11. peatükk ja salmid 25-30. Mattuse 11 ja 25-30. Nii. Ja siin öeldakse siis nõnda. Tol samal ajal ütles Jeesus, ma tänan sind, Isa, taeva ja maa issand, et sa oled selle ära peitnud või varjule pannud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud väetimatele. Jah, Isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda. Kõik on mu Isa andnud mulle. Ja keegi muu ei tunne poega kui vaid Isa, ega ükski tunne Isa kui vaid poeg ja see, kellele poeg seda iganes tahab ilmutada. Tulge minu juurde kõik, kes te olete koormatud ja vaevatud, ja mina annan teile hingamise. Võtke enese peale minu ikke ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Aamen. Aamen. Ja kui keegi soovib, siis siin on veel õhtuseks lugemiseks on veel terve rida kirjakohti, neid me täna praegu hetkel ei puuduta. Aga nüüd on küll õige aeg tõusta ja ülistada Jumalat. Amen.
järgima su teid, kõigil radadel, läbi tormide kannavad, surma kõnnikuist välja rebies, su hääl mu südames puudutab ja elustab, su vaimu väär, su hämmastus ja armastus, su kõigest kord kivi purustab, su hääl mu südames juhatab ja õnnistab, su vaimu väär, kõik haigused ja kaotused su vere läbi võiduks muutuvad, su vaimu väär, kõik haigused ja kaotused su vere läbi võiduks muutuvad. Laulame ühe lihtsa laulu veel. Jeesus, õõnsam halastuslähte, vabastaja, Immanuel, issand on meiega, pattudes lunastaja. Kiitus Jeesusele. Tänu issand selle eest, et sinu hea meel on sinu rahva üle. Täname Jumal, et sa oled oma heas tahtes ja helduses avanud oma sõna. Palume Jumal, võia rääkijate huuled, issand, võia ka kuulajate kõrvad. Issand, ava meile sissepääs oma kuningriiki. Jeesuse nimel. Aamen. Olge õnnistatud ja võtame oma märkmed ja piiblid ja lähme Jumala sõna juurde. Mina tahaks teiega pöörata täna Luuka evangeeliumi 17. peatükki. Mul on üks sõna südames, tegelikult neid on palju. Kui ei ole 3 nädalat ei ole koosolekut pidanud, siis koguneb palju, mida tahaks ütelda.
aga me ei üritagi seda kõike ära öelda, vaid võtame selle, mis on Jumala vaimu läbi täna elavaks saanud. Ja võtame 20. salm, Luuka 17 ja 20. Aga kui variserid Jeesuselt küsisid, millal tuleb Jumala kuningriik, siis vastas ta neile: Jumala riik ei tule ette arvatavalt, ega ei öelda enne siin või enne seal, sest Jumala riik on seestpidi teie sees. Uuem tõlge ütleb eesti keeles, ta on teie seas, ta on teie keskel juba. Aga oma jüngritele ütles ta: päevad tulevad, mil te ihaldate näha ühte ainustki inimese poja päevadest ega saa näha. Siis öeldakse teile: no ennäe siin või ennäe seal, aga ärge minge välja, ärge jookske selle järele. Sest otse kui välk, mis taeva all välgatades sähvab ühest kohast teise, nõnda on ka inimese poeg oma ilmsiks saamise päeval. Kuid enne peab ta palju kannatama ja see sugupõlv tunnistab ta kõlbmatuks. Ja just nõnda, nagu sündis Noa päevil, nii on ka inimese poja päevil. Nad sõid ja jõid ja võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil Noa läks laeva ja tuli veeuputus ja hävitas nad kõik. Nõnda samuti ka, nagu oli Loti päevil. Nad sõid ja jõid ja ostsid ja müüsid ja istutasid ja ehitasid hooneid. Aga sel päeval, mil Lot lahkus Soodomast, sadas taevast tuld ja väävlit ja hävitas nad kõik. Otse nii samuti on sellel päeval lugu, mil inimese poeg ilmub. Amen. Otse ja ta ütleb, kes sellel päeval on katusel ja tema asjad on majas, ärgu tulgu alla neid võtma ja nõnda samuti ka see, kellel, kes on väljal, ärgu pöördugu tagasi. Tuletage meelde Loti naist. Kes iganes oma elu püüab hoida, see kaotab selle. Kes iganes selle kaotab, hoiab selle alles. Ma ütlen teile, et selle ööl on 2 ühes voodis ja üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha. 2 naist jahvatavad üheskoos, üks võetakse vastu, teine jäetakse maha. 2 meest on väljal, üks võetakse vastu, teine jäetakse maha. Ja nad kossid, kus kohas issand? Aga tema ütles, kus korjus on, sinna kogunevad ka raisakotkad. Noh, te saite hirmus palju targemaks. Kus kohas? See on päris ilmne, et Jeesus sellele viimasele küsimusele ei kavatsegi vastata. Ega ta ei vasta sellele esimesele ka. Nad küsivad, et millal tuleb Jumala kuningriik. Vaatame seda evangeeliumi seisu, seda kirja kohta ka selles mõttes, mis vahetult eelnes sellele. Eelnes vahetult mitme pidalitõbise terveks tegemine ja ainult üks tuli tagasi tänama. Ja see oli samaarlane ehk Narva venelane. Ükski eestlane ei tulnud. Kõik ütlesid, no loomulikult, nii peabki olema. Et jutlustajad peavadki inimesi tervendama, aga näed, inimene Narvast tuli ja ütles, et see on suur asi, suur tänu sulle. Ja ta küsib, et kus need 9 oli, kus need ülejäänud on, eks ole, 10 tükki sai terveks vist seal. Aga kus need ülejäänud on? Ja seal oli palju ütlemist igasuguste asjade maha, igasuguste asjade koha peal. Ja nüüd selle kõige otsa nüüd tulevad variserid teda kiusama. Aga millal see Jumala kuningriik, millest sa räägid, siis tuleb? Millal tuleb see, roosamanna, siis kui kurat on pensioni saadetud ja enam ei ole mingit jama ja millal kõik hästi läheb. Ja ta ütles, et ta ei tule ette arvatavalt ja ei öelda nii, et see on siin või seal. Arvestame ka, et ta rääkis seda 2000 aastat tagasi. See tähendab, terve koguduse ajalugu on veel ees nendel hetkedel, kui ta seda räägib. Ja tema ülesanne ei olegi öelda neile täpselt, et võt sellel kuupäeval, sellel kellaajal. Ta ise ütleb neile, et seda tundi ei tea muu kui ainult isa. Seda ei teagi keegi teine. Aga ta üritab neile anda idee selle kohta, et terve nende mõtlemine on täiesti nagu vales suunas. Ja see mõte on see, mida ta ütleb, et kunagi te üritate saada neid asju uuesti kogeda, mida te täna kogete, siis Jumala sellist ligiolu, nagu Jeesus on isiklikult kohal ja te ei koge neid asju. Et päevad tulevad, kui te tahaksid ühte ainustki päeva sellist saada ja te ei saa. Mida see ütleb neile jüngritele selle hetke kohta? Ta ütleb neile seda, et see te ei hinda seda, mis teil täna käes on. Ja see on üldinimlik omadus. Ma ei tea, kas võiksid öelda enda kohta, et sul on alati, käes on tore küll, aga silmad sihivad veel midagi, on ju nii? Ja kogu aeg, kunagi ei ole sellest küll, mis sul käes on. Ja selle tõttu jääb tähelepanuta see, mis sul käes on. Tegelikult Jeesuse jutt ütleb, et mehed, te ei saa nagu aru, mis asi teil praegu, kui suure või sees te täna olete. Ja mingi aeg hiljem te taipate, mis see oli.
ja siis te tahaksite kas ühte ainust osa saada sellest, aga siis ei ole see enam võimalik, sest aeg on läinud. Nagu üks juudi anekdoot ütleb, et on saabunud aeg, kui aeg on möödas. Et see on midagi ei ole teha. Aga siin öeldakse, siis öeldakse teile enne siin, enne seal. See puudutab nüüd ka Jeesuse taastulemist. Me oleme oma päevil juba näinud siin igasuguseid inimesi, kes ennast messiaks kuulutavad. Mäletate? Oli siin keegi Indiast, kes ütles, et tema on Jeesus ja siis täna on üks Vene miilits on Siberis, kes ütleb, et tema on Jeesus ja midagi, igasugused muid asju. Ja ta ütleb, et ärge pöörake tähelepanu ja ütleb, et kui Kristus ilmsiks saab, et siis sellisel juhul on tegemist sellise juhtumiga, et terve planeet teab seda ei ole vaja sulle kuskilt kuulujuttu, nagu naised saunas rääkisid, et olevat vist, vaid küsimus on, et sa näed seda kas või oma silmadega. Ma ei tea, kas te olete kunagi mõelnud, et näiteks kui kosmosest tuleb miskisugune asi, mingisugune suurem tähelepanuväärne asi, siis seda on näha. Me tavaliselt ei mõtle sellele. Me ei mõtle sellele niimoodi, et oi, et seda võiks näha olla. Aga kas te teate, kui suur oli see esimene Vene satelliit, mis üles lasti? Sputnik. Siuke kopsik oli. Ja selle sätendamist oli näha, seda võis isegi binokliga näha või selle lendu võis näha. Kui sa oled õige koha peal, siis sa võid binokliga vaadates üles, kui on pilvi ees ei ole, siis sa võid näha ka rahvusvahelist kosmosejaama. Need asjad ei ole üldse nii kaugel, kui meile tundub. Kui peaks tulema midagi mastaapselt, massiivset ja tulema nii-öelda mürina ja kärinaga sealt ülevalt alla, uskuge, terve poolkera teab seda. Kõik näevad seda ühe korraga. Et vau, mis nüüd juhtus? See ei ole midagi niisugust, midagi ütleb, et oi, et keegi kogemata magas maha. See sai maha orkaani. Tõsiselt oligi nii, et oligi vulkaani pursev orkaan, et ma ei teadnudki. Et see niimoodi ei ole. Jeesus võrdleb seda samamoodi, ütleb, et see on nagu välk. Ühes taeva otsas on ja teises on näha. Et see sündmus on selline. Ma ei ütle, et ta tuleb mingi kosmoselaevaga, paluks mitte minust valesti aru saada. Mul on täiesti ükskõik, mis kombel ta tuleb. Aga uskuge, see saab olema midagi, mida kõik teavad. Aga ta ütleb veel kord, et nüüd praegune ajalugu läheb edasi nii, et inimene, see poeg peab palju kannatama ja see sugupõlv tunnistab ta kõlbmatuks. Aga ta ütleb, et kuidas see lõpp siis tuleb? Ja ütleb, et see saab olema nii, nagu oli noapäevadel. Inimesed võtsid naisi, sõid ja öid, läksid mehele selle päevani. Meil Noa läks laeva, tuli veeuputus ja hävitas nad kõik. Ja siis annab veel Loti paralleeli. Nad sõid ja öid, ostsid, müüsid, istutasid, ehitasid hooneid. See tähendab, et süüa ei tohi ja juua ei tohi ja ehitada ka ei tohi. Saite kõik aru? Piibel keelab seda teha. Et õnneks see niimoodi ei ole. Ma loodan, et keegi ei tõlgenda seda nii tobedalt. Aga mida ta ütleb meile siin? Ta üritab meile öelda väga konkreetselt seda, et meil on oma elu ja oma elutsükli ja igapäevaste toimetuste keskel me oleme võimelised maha magama olulised sündmused, olulised inimesed ja me oleme võimelised lahtiste silmadega nähes mitte nägema ja kuuldes mitte kuulma. Ma ei tea, kas see sulle on kuidagi juhtunud, et sa vaatad ja ei näe ja kuuled ja ei ole kuulnudki. Ma ei tea, minul on küll olnud niimoodi, et mu naine räägib minuga ja ma ütlen ja siis ta pärast eeldab, et midagi juhtub nagu vastavalt sellele jaale ja mina olen täiesti ilmsüütu, ma ausõna ei ole kuulnud. Sellepärast, et ma tegelesin millegi muuga näiteks ja kui ma vaatan näiteks mingit filmi või huvitavat saadet telekas, siis kui ta tahab minuga rääkida, siis ta tuleb minu ja teleka vahele ja ütleb, et planeet Maa Mardile. Ja siis ma saan aru, tal on mulle midagi öelda. Nüüd tõmban ennast sealt välja. Vaata, meestega on see jama, et nemad on ühe asja inimesed. Naistel on siin nagu multitasking, eks ole, käib siin. Ja sellega on selline lugu, et aga siis ta ütleb, et vaata, see asi, selle riiuli või hunniku otsast, kus sa panid, ma ei tea, meie kodus on vahest hunnikud, siis ma panen ta sinna riiuli peale korralikult ära. Et see asi liigub siit sinna. Salvestus. Ja salvestus. Okei, siis ta jätab mu hinge rahule. Aga ütleme, need on nüüd olmenaljad või ütleme olmehuumor. Aga uskuge, me oleme võimelised maha magama ka palju suuremaid asju. Täiesti tõsiseid asju. Ja ma ei tea, kas te olete tähele pannud, viimasel ajal on tohutu arv igasuguseid külalisi ja koosolekuid ja konverentse ja seminare ja
ma ei tea, maailma päästmise üritusi ja kõiki muid selliseid asju. Ja ausalt öeldes enamus inimesi, mina ausalt öeldes ei saa aru, kes nendele kõigile peaks minema. Täpselt see on nagu kaubanduskeskustega, nad jälle ehitavad uusi. Ma mõtlen, et jagan selle elanike arvu ruutmeetritega, nagu me igaüks peaksime vähemalt 3 boksis juba elama. Ma mõtlen müügiboksis vähemalt, sellepärast, et see pinna arv on ikka röögatult suur. Aga see selleks, midagi jääb tähele panemata kõige selle muu heline, mölina ja kõige muu sees. Kõige selle keskel on olulised asjad. Ja ma tahaks öelda ka, et on olemas olulised inimesed, kes külastavad näiteks Eestit. On olemas olulised koosolekud ja on olulised sündmused, on olemas olulised sõnumid Jumalalt, mida ei tohi maha magada, mis on elu ja surma küsimus. Ja muide, need samad sõnumid, kus sa saad aru, mis on oluline või mis mitte. Vastus on see, me lugesime seda, apostel Paulus ütleb, palveta lakkamata, Jumala püha vaim sinu sees ütleb sulle, mis on oluline. Ta ütleb sulle, mis aeg on. Ta ütleb sulle, millist raamatut lugeda või mida mitte lugeda, millisele koosolekule minna või mitte minna, millist sõnumit pidada tähtsaks või mitte tähtsaks. Ma usun, et sa saad aru. Tead, kui me võtame piibli niimoodi tervikuna kätte, ma võiks öelda, et kõik on tähtis siin sees. Siin ei ole mitte olulist sõnumit. Sellepärast, aga see kõik kokku moodustab terviku ja see tervik on kuhugi suundumas. Ja nüüd ka ajalugu on kuhugi suundumas. Kõik see kogu asi on arenemises, ta on lakkamatus muutumises ja ta suundub kuskile. Ja meil peab nüüd olema nii palju taipu, et me saame aru, et peatus tuleb. Kunagi oli üks selline tore juhus, kus üks Peeter Volkonski on tuntud kuju, ma usun teile. Tema isa oli vist kirjutas mingisuguse imelise narrimaks kõiki Nõukogude Liidu tuntud heliloojaid ja ta kirjutas mingisuguse oopuse Saurusest, kellel oli pähe kinnitatud sõel. Ja mingid sellised asju. Ühesõnaga, see oli üsna pilkav tekst oli, aga refrään kõlas umbes niimoodi, et Lilleküla jaam on ligemal kui Nõmme, sellepärast Rahumäele ruttan maa. Umbes nii, mingi selline lugu oli seal. Aga mõte on nagu, mida ma tahan öelda, on see, et lõppude lõpuks tulevad peatused ja tulevad need olulised sündmused, olulised hetked ajaloos. Ja nad tulevad meile kõigile. Ma ei tea, kui tõsiselt keegi teist võtab sellist asja nagu koguduse ülesvõtmine. Ma tahaks teada, palju mõtlevad selle. Miks see on oluline? Ma ei taha nüüd nagu eeskujulike pioneere austasustama hakata, kes mõtlevad ja kes ei mõtle. Aga mida ma tahan öelda on see, et Jeesus peab seda tähtsaks ja apostlid kirjutavad meile, et õnnis ja õnnistatud, Johannes oma ilmutuses ütleb, on see, kes saab osa esimesest ülestõusmisest. Me võime siin jääda teoloogilisse mudasse, siin on igasugust asju, mida üks ütleb, et see on nii, teine ütleb, et see on naa, aga selge on see, et ka Jeesus räägib siin, et võetakse vastu osa inimesi ja teine osa inimesi ei võeta vastu. Siis teine asi on see, et mis puudutab Jumala tulemise või Kristuse ilmumise päeva. Paljud inimesed mõtlevad, et see on nüüd see päev, kui roosamannat hakkab sadama taevast. Aga Piibel ütleb vastupidi, et te igatsete issanda päeva, aga see on hirmus, kole ja pime ja õudne päev. Apostlid räägivad meile sellest päevast, kui issand ise saab taevast ilmsiks leegitsevast tules kätte maksma maaelanikele kurjust. Lugege Piiblist, mida öeldakse issanda ilmumise päeva kohta. See on niisugune päev, et sa ei taha siin küll olla, kui see päev tuleb. Et miski peab olema enne. Jeesuse sõnad, mis ta ütleb, et kui ta kirjutab kogudusele, näiteks Philadelphia kogudusele, et sa oled pidanud mu sõna. Ja sellepärast sa ei ole häbenenud mu nime ja sellepärast tahan ka mina hoida sind kiusatuse tunni eest, mis tuleb kõige maailma peale katsuma kõiki, kes maa peal elavad. Kuidas ta hoiab teda? Ta viib ta kõrvale, viib ta ära. Jesaja räägib meile, Taavet räägib oma psalmides. Viited on palju. Tule mu rahvas üürikeseks ajaks oma telkidesse, oma kambritesse, kuni viha möödub. Ja nii edasi. Vau! Neid viiteid on palju, nad on peidetud teiste asjade vahele. Küsimus on, kas sa oled seda teemat uurinud? Kas sul on
enam-vähem teadmine, mida vähemalt ühed ütlevad või teised ütlevad, et kolmandad ütlevad selle kohta. Vastus on see, et enamus osa kogudust ei tea sellest teemast ööd ega mütsi. Kunagi vist midagi on, see ei ole oluline. Tegelikult me oleme nüüd nende asjade lävel, kui need asjad hakkavad üsna reaalselt juhtuma. Ja ma ei ütle, et näed nüüd selle kuu pärast või selle kahe aasta pärast või mida iganes, aga ma ütleks, et nii palju, kui üldse kellasid on, need kõik küll tirisevad. Kui sa loed piiblist ajamärke, mis nendel asjadel eelneb, need kõik on olemas. Viimseni. Ja kui sa muust aru ei saa, siis saa sellest aru, et kõik see, mis maailmas seni näis kindel, variseb kokku. Absoluutselt. Tähendab, me oleme niisuguste muutuste karussellis, et siin nagu edasi on, ma ütleks, et halvad ja väga halvad stsenaariumid ainult. Kas te olete lugenud viimaseid prohvetlikke kuulutusi? Kas keegi on lugenud meie listist neid asju, mida näiteks Oleviste kogudus pani listi sinna ühe Norra inimese 90-aastase tädi nägemuse, mida tema nägi, kuidas need asjad on. Teate, ühtegi neist asjadest ei saa võtta 100% sõna-sõnalt. Aga kui neid asju tuleb palju, siis ühised jooned tulevad neist kõigist välja. Ja mina ütleks, et nii palju, kui ma neid sõnumeid olen nagu näinud, siis neid ühiseid jooni on ikka piisavalt palju, et see sõnum oleks väga selge, et me oleme suundumas nüüd kohe, ütleme piltlikult öeldes, varsti on noa minemas laeva. Noa laev on panemas oma uksi kinni. Täna on Jumal tegelemas selle reisijate listi korrigeerimisega. Selles mõttes, et kes siis nagu arvatakse sisse või arvata sisse. Ja ma ei oska seda öelda. Me arvame niimoodi, et me hakkame ilmsesti seletama ja õigustama ennast ja kauplema Jumalaga seal piltlikult öeldes laeva uksel. Ma arvan, et see ei ole nii. Kas keegi teab, mis on sõidupiletiks? Mida? Ja Kersti, kus sina ei tead, sina ei tohi öelda. Kas keegi teab veel, mis on sõidupilet? Sõidupiletiks on püha vaimu pitser. Sõidupiletiks on püha vaim sinu sees. Jumala riik sinu seest pidi. Sellepärast see tänane teema ongi meil. Jumala riik on seest pidi teie sees. Ta ei ole väljapool. See ei ole see, et ma tunnustan neid kristlikke väärtusi. See ei ole isegi see, et ma käin koguduses. See ei ole see, et ma olen koguduse liige ja panen midagi korjanduskarpi. See kõik on tore ja hea, aga uskuge mind, kiriku liikmeks olemine iseenesest teid ei päästa. Vastupidiselt sellele, mida mõnedki kirikud õpetavad. Näiteks katoliku kirik õpetab seda. Kui oled kiriku liige, siis on kõik sinuga korras. See paraku ei ole tõsi. Küsimus on, kui püha vaim on sinu sees. Kas Jumala kuningriik on seestpidi sinu sees või on sinu seestpidi hoopis teised asjad? Esitame selle küsimuse, kas sa saad olla kristlane, käia koguduses ja kanda enda sees hoopis teist asja? Paraku see on tõsi, seda saab teha. Tuleme tagasi Jeesuse sõnade juurde, kus ta ütleb, et kui valgus teie sees on pimedus, kui suur on siis pimedus? Kurat näeb väga agaralt vaeva, et muuta valgus pimeduseks. Institutsioon nimega kirik on nii kompromiteeritud ja niimoodi, ütleks, et mainelt niimoodi alla käinud, et väga paljud inimesed tänases maailmas ütlevad, et Jumala vastu pole neil mitte midagi, aga kirikust ei taha nad mitte midagi kuulda. Miks see niimoodi on? Sellepärast, et ongi, et see on üks suur segadik. Nagu me ütlesime alguses, koguduses on ka igasugused inimesi. Ja sageli me vaatame mõnda inimest koguduses, kes nagu ütleb ühte ja teeb teist ja lubab endale seda, teist ja kolmandat. Ja me mõtleme, et aga mis seal siis nii väga? Ma ka natukene. Võib-olla mitte nii palju kui tema joob rohkem. On ju nii? See on joodikute standard, nagu vabandus. Alati on keegi, kes rohkem joob. Mina ei ole alkohoolik, tema on alkohoolik, tema joob rohkem. Mina olen ainult kasti viin, aga tema joob 2 kasti. Aga see on niisugune enesepettus ja Jumala sõna ütleb meile, et me ei tohi võrrelda üksteist nagu iseennast üksteisega. Kui ma võrdlen ennast ükskõik kellega teie seast, ma olen enesepettusega tegeleja, tähendab, see ei ole adekvaatne võrdlus. Mis on minu võrdluse tegelik alus? Minu võrdluse tegelik alus on see, mida Jumal on näidanud mulle oma vaimu läbi ja mida ma näen Jumala sõnast, milline ta igatseb, et inimene peab olema. See on minu võrdluspunkt.
Amen. Siin on teine segadus veel. Inimesed mõtlevad, et ma teen Jumala heaks nii palju. Kurat ka petab inimesi ja ta ütleb inimestele, rabele Jumala jaoks hästi palju. Siis need patud ei ole nii olulised. Rabel ennast pool surnuks, et siis kuidagi, küll ta siis üle vaatab sellest. Ta ei saa seda teha. Sa ei osta ennast niimoodi välja, mitte kuskilt. Tähendab, probleem on selles, et me ei saa oma probleemide eest ära joosta. Isegi mitte koguduslikku aktiivsusesse või. Saate aru, mida ma mõtlen? Ma võin minna ükskõik millisesse aktiivsesse osasse kogudus, ma võin metsikult Jumala jaoks tööd teha. See ei ole see. See ei ole see, mida Jumal tahab mu käest. Jumal otsib meilt mitte tegemist, vaid Jumal otsib meilt olemist. Amen. Veelgi enam, ta otsib neid tegusid, mis tulenevad ja kasvavad välja sellest olemisest. Sest ainult need teod on viljakad ja ainult nendel tegudel on õnnistus või see vili, mis jääb püsima. Amen. Kolmandaks on see, et me sageli loeme peame arvet, kui palju meil teeneid või nagu kapitali Jumala ees on. Tunnistage üles, te kõik teete seda. Vaatate nii püha näoga otsa, ei mina küll ei tee. Ärge häbenege sellepärast, et patriarh Abrahami kohta kirjutatakse, et tema tõstis oma silmad tasu poole. Tähendab, ei ole üldse oluline, öeldakse, et nagu, kuidas mõned inimesed ütlevad, mina olin kunagi selline, ma ütlesin, raha ei ole oluline, raha on äärmiselt oluline. Et nagu keegi küsis, et see küsimus, aga kus raha on, see on üks kõige põhilisemaid küsimusi üleüldse ja sa ei saa ühelegi juudile selgeks teha, et see ei ole oluline küsimus. See on ääretult oluline küsimus. Et küsimus ongi see, et kuna Abrahami kohta kirjutatakse, et tema tõstis oma silmad Jumala pakutava tasu poole ja ütles, et see tasu on seda väärt, et loobuda kõigest siin praegu, et saada see. Et küsimus on, kas sinu silme ees on mingi tasu, mille ees nimel loobuda nagu kõigest muust, kui vaja? See on hästi oluline. Teine asi. Oletame, et Jumal on ju tegelikult oma rahvale, igale ühele oma rahva seast andnud mingisugused kutsumised ja mingisugused annid. Ka apostlid kirjutavad meile, et igaüks teist teenigu Jumalat selle anniga, mille ta Jumalalt on saanud. Amen. Igaüks teenigu selle anniga, mille ta Jumalalt on saanud. Et kui kellelgi on selline amet, siis ta tehku nii, teistsugune amet tehku nii ja nii ja nii. Ühesõnaga, täpselt nii, nagu ta Jumalalt on saanud, niimoodi ta tehku. Okei. Kas seda teenimist, näiteks mina pean täna teile jutlust. Kas mina saaksin oma viljade hulka lugeda seda jutlust? Vastus on ei saa. Miks ei saa? Vastus on see, et sõna ei ole minu, võidmine ei ole minu, kogudus ei ole minu, ükski asi ei ole minu. Ma olen Jumala teenija, see on minu kohus. See ei ole minu vili. Kus on minu vili? Kus? Sõnakuulelikkus on minu vili, see on üks asi. See, kas ma täidan oma töökohustusi hea meelega ja rõõmuga või teen seda kohusetundest ja vastunud, jälle peab minema koosolekule. Ma usun, ma ei tea, te olete ehk kuulnud seda, kui ema äratab oma poega hommikul, eks ole. Et sa pead minema, kell on 10, aeg on minema koosolekule minna, et kell 11 hakkab koosolek ja mees ütleb, et ma ei taha minna, ütleb Johnny. Ja siis ema ütleb 5 minuti pärast uuesti, nüüd õnnest üles, kell on juba 10 läbi, kell 11 hakkab koosolek. Ma ei taha minna, no miks sa ei taha? 2 põhjust ei taha, ütleb poeg 2 põhjusel, et mina ei meeldi neile, nemad ei meeldi mulle. Ema ütleb mulle, et selle vastu, tead Johnny, ma annan sulle ka 2 põhjust, miks sa kindlasti peaksid minema. Esiteks sa oled 40 aastane, teiseks sa oled pastor. Sa peaksid kindlasti koosolekule minema. Aga ütleme huumoriks, kui Johnny läheb koosolekule peame oma teenistuse, kas ta siis saab seda oma viljaks lugeda? Vastus on, et ei saa. See on tema töökohus ja ta peab seda tegema, aga tema vili on see, mihuka ta kodus on. See, mis ta sees on, siis kui ta ei pea jutlust. See, mida ta vaatab, mida ta loeb, millega ta oma südame täidab, millega on täidetud tema sisemaailm, kes ta on, missugused asjad tulevad tema elust välja, see on tema vili. Amen. Sest et kui ta tuleb teenima, teile võib kõik öelda, Veiko võib teile öelda, Andrei võib teile öelda, kõik pastorid, kes siin täna on lugu, nad võivad teile kõik öelda, et kui te lähete teenima, Jumala vaim tuleb teie peale.
ja kasutab teid nagu eeslit, et sõita teie seljas ja teie kaudu teenib Jumalat. See ei ole minu vaim ega see ei ole minu tarkus. Mina pean teinekord kuulama neid samu jutlusi, mida ma ise olen pidanud. Siis Jumala vaim ütleb, et kuula seda jutlust, mida sa seal pidasid. Ahaa, oi, ma seda ei ole kunagi kuulnud. Ja nii ongi. Ma ei imesta üldse, kui üks kuulus jutlustaja poole jutluse pealt ütles emale, ema ole ja kirjutas üles minu jaoks, et ma seda ei teadnud. Ütles midagi, et seda ma ei teadnud. Absoluutselt. Mina teen seda tööd täpselt samamoodi, et seda Andrei võib teile öelda ja Veiko võib teile öelda, kõik, kes siin on, võivad öelda, et teinekord on niimoodi, et sa ütled asju välja ja siis, kui sa oled selle välja öelnud, sa mõtled ise, vau, seda ma küll ei teadnud. Ma ei ole seda asja kunagi niimoodi näinud. Mis see on? See on Jumala vaim, kes töötab sinu kaudu ja see on vaimu and, kes teeb seda tööd. Aga sa ei saa seda omale ordenina rinda riputada, öelda, et mina tegin seda, sina ei teinud seda tegi püha vaim. Amen. Aga sina saad palka selle eest, kes sina oled väljapool seda. Amen. Kui me nüüd loeme oma arveraamatu lahti korraks, mis jääb meie arvele siis alles? Kui need asjad arvestame kõik välja, mida Jumal meie kaudu on teinud. Võt, kui oled kättesaadav, Tiiu ütleb, et see jääb järgi, et kui sa oled kättesaadav olnud talle. No vastus on, see on õige küll, aga juhul, kui sa oled olnud kättesaadav. Jah, no jutt ei ole ainult minust, aga jutt on kõigist. Nagu. See ei ole nii lihtne lugu. Ja vaata, siit nüüd see tulebki. Kui sa ei ole parajasti tegemas mingisugust suurt tööd Jumala heaks, sa oled lihtsalt tavaline, ma ei tea, Andrei või Mart või Veiko või Peeter või ükskõik kes. Peeter teeb oma turuanalüüsi, eks ole. Või annab mingi kommentaari kuskil oma tavalisel humoorikal või sapisel moel kergelt. Okei, mis iganes, hea küll, see kõik on väga kena, aga sealt tuleb ju välja, kes ta on. Oled nõus? Ja sealt tulevad, kas keegi kommenteerib ajalehtedes või internetis, Delfis näiteks? Kas keegi pritsib sappi? Hoidke oma pagulased vaos. Või mis iganes. Ma ei tea, olete te mõelnud nende asjade peale? See tegelikult on vili. See tegelikult on vili. Ma ei ütle, et sul ei tohi oma asjadest oma arvamust olla või et sa ei või seda väljendada, aga sa peaksid seda tegema sellisel viisil, et Jeesus tahaks öelda, et jah, see on tõesti minu vend. Et see on nagu hoopis teine lugu. Ja võt siit tuleb nüüd nagu see lugu. Ma täna siia tulles mõtlesin, kui paljud on kursis kõrgtehnoloogiaga? Ma mõtlen, et kas te teate, mis asi on nanotehnoloogia? Umbkaudu kujutate ette. Need on väga väiksed asjad, need on väga väiksed masinad, mis on molekuli suurused umbes või midagi niisugust. Ma ütleks niimoodi, et kui Jumala vaim on sinu sees, siis sinu keha talitleb teistmoodi. Võiks öelda, et sinu energeetiline olemus on teistsugune. Ja see on aparaatidega tuvastatav. Isegi meie oskame seda tuvastada. Nii et me võiks täiesti rahulikult öelda, et Jumal võiks täiesti rahulikult oma noalaevaga tulla siia, parkida ennast keset Tallinnat maha ja öelda, et tavai, minu omad kõik peale. Aga sisse saavad ainult läbi selle jõu välja, mis kaitseb ust, pääsevad ainult need, kellel on õige kood. Geenides siin sees. Ja usu mind, et kui palju on neid, kes tahavad sisse minna ja saavad välku ainult sealt. Särtsu kogu aeg. Ja ei saa sisse ja teised jalutavad sisse. Ja nendega ei juhtu midagi. Miks? Sellepärast, et see kood tunnistab nad omaks. Me ei ole kunagi mõelnud, et need asjad võiksid sellised olla. Võib-olla see on spekulatsioon. Ja ma ei ütle, et Jumal tuleb laevaga maha siia ja see niimoodi on. Aga see võib vabalt ka niimoodi olla ühel hetkel. Mida ta ütleb? Ta ütleb Piiblis, pitser, püha vaimu ligiolu sinu sees on see kood, mis teeb sulle laeva ukse lahti. Ja see on see kood, mis annab sulle õiguse pärandile. Piibel on selles asjas absoluutselt ühemõtteline. Me ei ole seda kunagi praktilisena mõelnud. Oletame, et sa oled surnud. Et kenasti oma kehast väljas ja oled, keha on maha maetud ja matused on ilusad olnud ja kõik on rahul ja leinad on rahul ja sina oled rahul ja ilusad kõnesid peeti ja kõik on edasi. Ja nüüd lähed sinna, ja oled teel taeva poole ja pärliväravad on ees. Ja seal on ingel
eluraamatuga. Seal on ka nimekiri ja ta otsib sealt sinu nime. Mis paneb sinu nime eluraamatusse? Ja mis annab sellele nimele püsivuse selles eluraamatus? Vaadake, mida Jeesus ütleb, et on olemas inimesed, keda ta ei kustuta sealt raamatust. Ma ei ütle teile, mis see kirja kohta ütleb ja ma ei ütle isegi, kus see on. Otsi kodus üles, kus see on. Anna sulle kodu ülesande. Otsi üles ja ma ei kustuta tema nime eluraamatust. See on konkreetne Jeesuse lause. Otsis üles. Tähendab, mu kogu see mõte, esimene ots sellest mõttest täna on see, et palun ärka üles. Hea küll, et Eesti Vabariik läheb sinna, kuhu kõik riigid teisedki sammuvad õilsas ja võimsas rivis. Me võime vaielda, kas see on paremuse või halvemuse poole. See ei ole tänane teema üldse. Olgu selle poliitikaga, olgu selle majandusega, olgu selle Venemaa ja Putiniga, olgu kõigega, kuidas on. Aga pane tähele kõige selle taga, Jumal ajab vaikselt oma asja, Noa ehitab kuskil laeva ja aeg hakkab täis saama, et Jeesus on tagasi tulemas. Jumal käib nimekirja üle. Püha vaim tunnistab minu sees ja ma usun, et paljude sees, et Jumal täna käib nimekirja üle. Ja küsimus on, kas sina oled nimekirjas? See on jube oluline küsimus. Et ära Jumala pärast käi koosolekule ja otsid seda või teist või kolmandat, neljandat, aga sa ei vaatagi läbi, mis sinu sees tegelikult on. Vaata, sest et oletame, et ma olen, Andrei peab teenistusi, ma lähen Andrei juurde, Andrei, pane mulle käed peale ja alla ja vahepeale ka ja palveta ja aja välja ja aja sisse ka, kõik mis vaja. Aja see välja, mis on vaja ja kõik hea aja sisse ka. No tore, noh. Andrei on hea südamega inimene ja võtab ja teebki seda. Öelge mulle, kas ma saan seda kuidagi esitada nagu oma arvele millegi positiivsena. No kui siis ainult sellena, et mul oli tahteavaldus midagi parandada. Oled nõus? See on samm õiges suunas, võiks öelda. Aga ma ei saa öelda, et võt see, mis nüüd selle palve ja töö tulemusena, mida Andrei minu pärast palvetas, et see on nüüd minu sisemine kvaliteet. Ei, see on armuand. Amen. See on armuand. Esitame korraks küsimuse, kust tuleb sinu sisemine kvaliteet? Mida sa pead tegema, et sinu sees tõuseks sinu sisemine kvaliteet? Mida? See on igav, ausalt öeldes. Keegi ei taha seda kuulda. Peab osaduses olema, peab Jumala sõna lugema, siis peab tegema ka Jumala sõna. Õudne jama, õnne. Peab tegema Jumala sõna. Peab vaatama, kas sa ikka teed ka seda või sa usud ainult, et sa usud seda ja sellega kõik lõpebki ja tegelikult elad nii, nagu sülg suhu toob. Tead, kui palju kristlasi elab nii, et nad usuvad ja päris siiralt osaliselt isegi usuvad. Aga sealt kuskilt moolt see kõik jookseb kinni ja sealt edasi ei tule nagu enam mitte midagi. Tead, kui palju kristlasi on arenenud, kasvanud ja siis on nagu kuhugi nuki taha kinni jäänud, edasi ei lähe enam mitte midagi ja siis ta seal ta keerleb aastakümneid teinekord. Kust ma tean? Ma olen ise keerelnud niimoodi. Sellepärast tean. See on jube lugu. Kas tead, mis on Jumala arm? Jumala arm on see, kui sul tuleb meeleheide peale ja sa avastad, et sa oled nii õudne inimene. Sa oled nii õudne inimene, et sa ei või olla Jumala nimekirjas. See ei ole võimalik, et sa oled seal nimekirjas. Vaat see on Jumala arm. Amen. Ja Jumala arm on see, kui sa ühel hetkel avastad, et ma ei või ja ma ei taha enam siukene olla. Ma ei taha olla selline inimene. Need asjad, mida ma iga päev mõtlen ja oma südames kannan, need on nii jubedad, neil ei ole Jumalaga mitte mingisugust pistmist. Aha, nüüd me hakkame rääkima millestki. Ja nüüd hakkad sa otsima, kuidas Jumala kuningriik kuidagi viisi saaks sinu sisse tulla. Kellele, kuhu peaks minema, äkki ma võiksin Andrei juurde minna, tema juures välja oksendada selle kõik, mis mu sees on. Ja äkki ta lihtsalt palvetama just, et Jumal täidaks mind millegi paremaga. Nüüd on see käik mõttekas. Oled nõus? Ja sellel on täiesti teine kvaliteet. Sa ei lähe Andrei juurde sellepärast, et ta palvetaks sinu pärast, et teeks sinu töö ära. Vaid sa lähed sellepärast, et Jumal puudutaks sind. Sa lähed sellepärast, et sa igatsed muutuda, sa oled otsustanud muutuda. Ja sa ei ole nõus enam olema selline, kui sa oled. Nüüd me räägime kvaliteedi muutumisest. Amen. Mul on see küsimus, millal sa viimati midagi siukest tegid?
Andre, paluks anna oma nimekirja, vaatame järgi kohe, siis on kõik selge, keda kohe välja visata, keda kohe sisse võtta ja nii edasi. Okei, õnneks see niimoodi ei ole. Õnneks ei ole niimoodi ja õnneks ei piirne asi Andreega. Õnneks on Jumalal 24/7 vastuvõtt igas kohas. Amen. Ja tead, kui sa oled kuskil oma enda, ma ei tea, pesed nõusid ja kõige selle keskel tohkad, ütled, Jumal, ole mulle patusele armuline, see on õudne. See on õudne, Jumal. See on samm edasi. See on samm õiges suunas. Aga tead, mida Jumal ootab sinu käest? Jumal ei oota, et sa käid jutlusi kuulamas. Jumal ootab, et sa hakkaksid tööle iseenda kallal. Sest muidu ei saa Jumala kuningriik püsida seestpidi sinu sees. Ta saab ainult tulla korraks ja siis jälle lahkuda, sellepärast, et sa võtad muid asju nii palju peale, et ta ei mahu enam sinu muud sopa kõrval ära. Midagi ei ole teha. Meil on meie tänases tsivilisatsioonis on sopakraane on oluliselt rohkem kui Jeesuse ajal inimestel oli. Sa ei pea kodust väljagi minema. Sopatorud on võimsad. Tee raadio lahti, tuleb. Tee arvuti lahti, sa ei jõua punti kätte panna. Või tee telekas lahti, täpselt samasugune lugu. Ainult, jah. Ja mõni arvab seda, et ta paneb TV7 mängima hommikust õhtuni või Live TV, et sealt tuleb kindlasti seda õiget ja head kraami. Jah, kohati seda ka, aga sealt tuleb ka sellist uduvärki, et see on lihtsalt õudne. Palun ärge sööge ilma kriitikameeleta kõike, mida kristlikud kanalid näitavad. See oli küll südamest see, aamen. Aamen. See on küll täiesti tõsi. Okei. Ma mõtlen, need on väga tõsised asjad. Kohe väga-väga tõsised asjad. Ja ma mõtlen, et mõtle korraks nendele sõnadele, kui Jeesus ütleb, et Jumala kuningriik ei tule tähelepanu äratades. See ei ole see, et ma lähen näitan kellelegi, ma lähen tõestan kellelegi. Ma ei tea, liigutan mägesid ja teen mingisuguseid imesid ja saad aru, helendan pimedas või lendan keset saali. See ei ju, okei, oled tubli, oskad trikke teha, käisid tsirkusekoolis, tore. See ei ütle sinu kohta ju mitte midagi. Sa võid olla täielik kaabakas selle kõige keskel. Hallo? See on niimoodi. Okei, aga mida ma räägin on see, et mis loeb. Me lugesime seda tänased kirjakohad. Esimene kirjakoht, kohe Taaveti laul, mis ütles, vaikse meelega kiidetakse sind, Jumal. Kes sa kuuled palveid, tasase meelega. Miks on tasase meelega, Jumal? Miks läheb õige inimene tasase meelega Jumala ette? Väga lihtne. Vastus on see, et seal ei ole midagi ülbata, seal ei ole midagi hõisata, see ei ole see, et me tuleme ja vallutame, ja me oleme nüüd need ja teised ja kolmandad ja kõik teised on savivad, meie toome selle ja kolmanda ja õnne ja õuele ja ma ei tea mida kõike, Kalevi koju. See ei ole nii. Kui sa oled aru saanud, et sa ei too mitte midagi ja sa ei muuda mitte midagi, sul on suurepärane võimalus keset kogudust põrgusse minna. Kui sa sellest aru saad, siis sa paned oma lauba maa peale, nii nagu need Iisraeli mehed. Kui nad kuulsid Jumala sõnu, nad hakkasid suure häälega nutma. Miks? Sest see oli Jumala sõnad. Ja need ükskord räägiti neile ja see puudutas neid ja nende süda reageeris. Ja nad said aru, et see on privileeg. Teate, kui palju kogudus on hoidnud ennast keset privileege ja ei ole hinnanudki seda. On pidanud iseenesest mõistetavaks seda. Loomulikult meil on see, loomulikult Andre tuleb ja loomulikult tuleb Veiko, loomulikult tuleb Hedi ja siis tuleb vahest Mart ka ja kõik tulevad. Tuleb Peeter Norberg ja tulevad, ma ei tea, kõik kogu see plejaad, kes meil siin käib. Tore, jah, aga see ei ole loomulik. Need on erilised armuannid. Ja et kui sa hoiad neid, nagu võtad need armuannid ja paned need muutumata südamesse ja sa ei kavatsegi tegelikult midagi muuta, siis on asi õudne. See on asi päris hull. Ma ütleks, et siis on hukatus ikka väga ligi. Sest lõppude lõpuks, ma ei tea, kas sa oled kunagi mõelnud, Jumal hakkab sind ja mind ja meie elusid mõõtma selle alusel, mida ta eeldab, et inimene teeb. Mida ta eeldab inimesel? Kõigepealt, et ta võtab seda tõsiselt, et ta austab seda, et ta hindab, mida Jumal on andnud talle. Amen. Me sageli hinda, sest me oleme seda tasuta saanud. Tasuta raamatud satuvad ikka panni alla. Vahest juhtub nii. Me oleme Jumalat ka panni alla pannud, oi kui palju. Teine asi on see, et kui ta midagi ütleb, siis me võtame seda tõsiselt.
Jumala sõna ja kristlaseks olemist võrdleb Jumala sõna sõduriga, põllumehega ja sportlasega. Need on kõik täielikku pühendumist ja keskendumist nõudvad asjad. Ma küsiks, et kas sina saad oma elustiili kristlasena võrrelda sportlasega või põllumehega või sõduriga, kes täielikult peab pühenduma? Ei saa valida, millal ta tuleb, läheb. Kes on täielikult alistunud oma issandale. Enamus meist peab ütlema, et ei saa. Need on mõõdud, mida Jumal eeldab meilt. Kas sa tead, et Jumal eeldab, et sa palvetad näiteks, et sa palud iseenda pärast süstemaatiliselt, hoiad osadust, otsid Jumala ligiolu, uurid Jumala sõna. Ta eeldab seda. Teine asi on veel, et ta eeldab, et sa palvetad teiste pärast. Sa palvetad inimeste pärast, keda sulle südamesse paneb, oma koguduse pärast, oma maa pärast ja nii edasi. Teate, kui vähesed teevad seda? Mõned teevad, ma tahaks neid eriti kiita ja tänada. Ja nii edasi. Tänane asi ei ole nii, nagu inglise keeles öeldakse selle kohta, see on guilt trip nii-öelda. Et see ei ole nagu, et me, kuidas ütleme, süüdistame teid kõigis surmapattudes ja nagu keegi ütles pühapäeva hommikuse koosoleku kohta, et nii, nüüd on see enda halvasti tundmise 1,5 tundi läbi, nüüd saab elu läheb edasi. Me ei ole siin selleks, et ennast 2 tundi halvasti tunda, siis võime öelda, pääsesime. Et asja mõte ei ole üldse see. Asja mõte on hoopis see, et me võiksime kuidagi nagu kaineneda ja näha läbi nendest asjadest, sest et me teinekord mõtleme oma majanduslikest asjadest, mis on tähtsad, mõtleme oma pereasjadest, mis on tähtsad, oma lastest, oma sugulastest, oma vanematest, kõigest. Maailm on täis asju, mis on meil kohustusi ja nii edasi. Mõtleme majandusest, mõtleme poliitikast ja siis lõpuks nendest pagulastest ja lõpuks Savisaarest või Mikserist või ükskõik kellest veel. Jumal teab, Obamast või ISISest või kohe tulevad, eks ole. Aga selle kõige keskel on midagi, mis on palju veel tähtsam. Ja see kipub nende teiste asjade alla mattuma. Niimoodi, et sa ei saa aru ka. Ja tuled koosolekule, halleluuja. Ja juba jälle. Ma ei tea, kas sinu nädalad on kunagi niimoodi olnud, et hakkab esmaspäev peale ja siis nagu kiirkerimisega on äkki reede. Nagu tõmbab terve nädala triibuks niimoodi. Siis on jälle laupäev, pühapäev ja siis on jälle see on nagu rongijaamas. Sõidad. Järgmine peatus, eks ole. Lilleküla, Tondi, Rahumäe, Järve ja nii, kuidas nad seal lähevad, eks ole. No jah, aga elu saab läbi niimoodi. Ühel hetkel on game over. Ja küsimus on, kas sa mingilgi määral haldad seda. Ja kui sa ei halda seda, mis sinuga toimub, siis on aeg otsida abi. Ma täiesti ilma igasuguse vale häbita. Tead sa, inimesed võivad olla kinni oma enda elus ja käia niimoodi ühte seda sama ringi niimoodi. Täiesti niimoodi nagu eesel mööda kaevuäärt, täiesti. Vot niimoodi käidki. Halleluuja. Jeesus tuleb, halleluuja. Vallutame, võidame, võtame, eks ole. Ja mitte midagi ei muutu. Absoluutselt mitte midagi ei muutu. Ja sa võid küsida, et miks ma kuhugi välja ei jõua? Seepärast, et sa käid ringi. Kuidas see lolli definitsioon oli, et sa teed ikka seda sama asja, aga ootad erinevaid tulemusi. See inimene pidi olema loll, kes nii teeb. Ja see tähendab, et sa pead välja pääsema sealt. Sa pead abi otsima, sa pead ütlema, kuulge, aidake mind, ma ei saa hakkama, tule aita mind. Tule palveta minuga, et ma saaksin kuidagi välja sellest ringist, mis on minu elu. Olete kuulnud seda väljendit, et peatage maailm, ma tahan maha astuda. Aga tead, teinekord on vaja oma enda elu peatuda, et sa saaksid maha astuda seal. Sest et asjad ei lähe sinna, kus nad peaksid minema. Ei toimu need asjad, mis sa tahaksid toimuda. Toimuvad mingid muud asjad. Valed asjad toimuvad. Halvad asjad on. Ei ole need asjad, mida Jumal tahab. Ja Jumal ütleb sulle, et ma armastan sind. See ei muuda kõike seda muud olematuks. Oled sa nõus? See on pakkumine, see on abi pakkumine Jumala poolt. See on armastuse avaldus, see ei ole hülgamine, vaid vastupidi, see on see, et ma ei hülga sind, ma olen valmis sind aitama, aga tule otsi abi. Tee midagi teistmoodi. Pane millelegi punkt, pane mingisugune toru kinni, tee mingi muu asi lahti. Nii ongi. Vaheta seltskonda, vaheta sõpru, vaheta kogudust või tee midagi. Mine minema, mine kännu otsa, mine võsa vahele, hüüa Jumalat appi. Pole vahet, kus ja kuidas. Seda ei pea ainult kirikus tegema. Amen. Need on tähtsad asjad. Ja lõppude lõpuks arvestage, me kõik seisame ühel hetkel Jeesuse ees. Täiesti ükskõik on, kas see on laeva ukse ees või Jeruusalemma ukse ees või kuskil mingisuguse muu ukse ees, pole seal vahet.
Ja seal ainult üks asi loeb. Kas su nimi on nimekirjas, see on punkt 1. Ja teine asi, kas sul on püha vaimu pitser, kas sind tunnistatakse omaks, kas Jumala vaim elab sinu sees, kas Jumala kuningriik on sinu sees seestpidi, kas ta on sinu sees seestpidi. Ütleme niimoodi, et ma tulen Peetri juurde ja hakkan kaevama. Võtan veel, ma ei tea, midagi abiks ka, ma ei tea, võtame hea veini abiks ja hakkame kaevama siin sees. Võib-olla sa kohkusid praegu ära, et mõtlesid, et oi, nüüd on selge, millega pastor tegeleb siis. Ei. Ma mõtlesin seda lihtsalt sellise asjana, et ma võtan selle abivahendina, et ta avaneks mul. Ma võin igast muid asju teha, me võime minna mingit head filmi vaatama või kohvi jooma või küpsetama midagi koos. No näe, kohe on teine jutt, Peeter läheb lahti kohe. Aga uskuge, ma saan teada, mis ta südames on. Ja nüüd küsimus on, millega ma kohtun, kui ma tema juures olen. Mis asi mind tabab? Kas mind tabab Jumala ligiolu? Las ma ütlen sulle, üks õige asi, mis saab sinuga kaasas käia, on see, et inimesed tulevad sinu lähedale ja nendel äkki tekib tahtmine sirutuda Jumala poole. See on see, mis peaks sinust välja kiirguma. Mitte hukkamõistuna, vaid sellena, et inimene taipab appi. Ma olen paadist väljas ja ma tahaksin nii hirmsasti seal paadis ees sul. Amen. Kas keegi mäletab Sakkeuse lugu? Kui Jeesus tuleb suure protestsiooniga mööda teed ja seal on üks mafioosnikust tolliamet, maksuameti liige. Ta oligi ju maksuameti liige. Aga ta võttis maksu nagu endale 3 korda ja siis natuke ametile ka, aga põhiliselt endale. Mõne inimesele nagu kelnerid anekdoot on, kas sa sellelt arve oled võtnud ja juba 4. korda. Eks ole. Et niimoodi saab maksu ka koguda. Ja Jeesus tuleb sinna ja ta ütleb, et Sakkeus, võt küll on hea. Et ma siin nägin, tulen nüüd ruttu puu otsast alla, et ma pean täna sinu juures ööbima või ma tulen sulle täna sinu majja tulen külaliseks. No saad aru, see suur superstar, megastaar teatab, et ta tuleb sinu külaliseks. Wow! Saadeti kõik ostma ja valmistama kõik, mida on vaja. Aga nüüd tuleb Jeesus talle ja nüüd tekib lähikontakt Jeesuse ja Sakkeuse vahele. Ja nad istuvad lauas ja kiri ei ütle, et Jeesus oleks sõimanud Sakkeust. Ta ei ütle teda mitte kuskile. Vaadanud talle sellise hukkamõistva pilguga otsa. Mina nii vaga, mina nii püha. No ma võin ju su kojas olla, aga sa siis haiseb. No ja siin on mõned lugupeetud variserid vähemalt, ja see jumal tänatud, natukene, aga mõned, maksuametnikud, teate ise kuula variserid, ma parem ei räägi. Ei olnud sellist vestlust seal. Ma usun, et ta istus seal täiesti normaalselt, ma usun, et ta võttis toitu ja jooki neile kui kõik teised, aga miski kumas temast välja. Ja mis see miski on, ma võin sulle öelda, see on Jumala ligiolu, see on Jumala armastus ja see on Jumala pühadus. Ja Jumala headus. Ja Sakkeus tajus ühte asja. Tema on sees ja uks on lahti ja mina olen väljas. Ja see taju oli nii tugev, et ühe korral ta ei jõudnud enam ennast pidada. Viisakus ei suutnud teda enam miskimel kinni hoida. Saad aru, seltskond lugupeetud härrad istuvad ju kõik seal ja ta röövatab nende kõigi silme ees. Ma olen pätt ja kaabakas. Ma olen liigkasuvõtja, ma olen võtnud 4 korda arvet ja 5 korda ka ja nii edasi. Ja ma annan kõik tagasi ja olen 4 kordselt, kellelt ma olen röövinud. Ma annan kõik tagasi. Halasta mu patuse peale, ainult üks asi. Mitte ühtegi hukkamõistvat sõna, mitte ühtegi patukahetsusjutlust ei olnud seal. Mitte ühtegi, mitte midagi. Ainult Jeesus istus ja sõi. Ja see tuli temast välja. Ja see on nüüd see, mida Jumal tahab, et sinu seest tuleks välja. Mina tahaks küsida, milline inimene peaksin mina olema ja peaksid sina olema, et meie seest suleksid sellised sõnumid välja ilma sõnadeta. Kes see ütles? Kuulutage alati evangeeliumi ja kui vaja, siis kasutage ka sõnu. See on see sõnadeta kuulutus, mis tuleb välja. See tuleb sinu seest välja. Sa kannad seda enda sees, enda ümber, millega sa täidetud oled. Mina mõtlen seda täna, ma loodan, et keegi ei saa minust seda pidi aru, et ma tahan teile hirmsat sauna kütta, et nüüd on september on, käärime käised üles ja nüüd võtame ja puurime kogudusele uue mingi avause kuskile hella koha peale. Ei, vastupidi. Ma mõtlen, et see on see koht, kus me
tegelikult peaksime enne suurte ja oluliste sündmuste vallandumist on meil mõned vaikuse hetked veel, kui me saame teha olulisi korrektiive. Ja see on üleskutse. Ma ei tea, mina ei tea, millal on laeva uks lahti. Ma tean ainult täiesti kindlalt, sest püha vaim, kes on laeva kapten, Jumal, ütleb mulle, et tema käib praegu nimekirja üle. Ja ta ei taha, et sinu nimi sealt puudub. Ja ta ei taha, et minu nimi sealt puudub. See on see küsimus. Ja peale selle, millele te ei ole kunagi mõelnud võib-olla või üleüldse mõelnud, on see, et Jumal annab ju tulevases ühiskonnas taevas, annab ju ka ühiskondlikud seisundid, jagab. Üks on kõrgem ja teine on madalam, mõni on kuningas, mõni on ülik, mõni on lihtsalt tavaline. Ma ütleks, et isegi koristaja olla on seal suur au. Oled nõus? Pole vahet. Aga mille alusel neid seisundeid jagatakse? Vastus on sinu sõnakuulelikkuse alusel. Selle alusel, mida sa siin suutsid endaga korda saata. Kuidas sa täitsid Jumala tahet? Millisel viisil Jumala tahe, mis oli määratud toimuma, sinu läbi siis ka toimus? Kas see toimus üldse või jäi see toimumata? Või nii edasi? Või küsime lihtsalt niimoodi. Kas sa tead, mis on Jumala tahe sinu elu jaoks? Kas sa teed tööd, et see võiks toimuda? Kas sa aitad sellele kaasa? Või oled sa sõna otseses mõttes tropp Jumala toru ees? Oma mõtteviisiga, oma eluga, kõigiga. Ma ei tea, kuidas sellega on. Ära ole tropp. Ükskõik mida, aga Jumala pärast ära ole tropp. Ära tee niimoodi. Sest vaata, Jumal on sulle andnud mingid talendid, mäletad talentide tähendamissõna. Ja ta tahab teada, mis sa nendega tegid. Ja kui ta on sulle palju andnud, siis ta küsib sinult veel palju rohkem. Õudust. Täitsa tõsiselt. Ja tead, kui ma hakkan niimoodi oma elu vaatama, ta andis mulle selle, mis ma sellega tegin. Ma ei ole sellega 10 aastat midagi teinud. Siis ta andis mulle selle, ma lubasin teha, ma tahtsin ka, ma olen sellega, aga ma ei ole seda valmis teinud. Siis ta andis mulle tolle ja nii edasi. Tead sa, see nimekiri on wow. Ja tead, mida ta ootab? Ta ootab tegelikult, et sa oled nagu, kuidas ma ütlen, sa oled innukas. Tead, kui inimesed lähevad tööle hommikul, äksi täis, teeme innuga, parima, hea meelega, Jumala jaoks, saad aru, kõige paremas, kõige üliversioonis, kui muidu teeks veel niimoodi, et nüüd paneme kõige, saad aru. Et see on nagu see hoiak, mida ta ootab. Sest kirjutatud on, et teenige Issandat rõõmuga. Kõige selle armastuse ja õnnistuse ja kõige selle eest. Ja see ei ole lihtsalt, see ei ole mingisugune lollakas nõudmine, vaid see on pakkumine. See on Jumala pakkumine. Ja teate, me oleme selle asemel käinud hoopis mingit oma elu elanud ja halleluuja, ja muidugi Jeesus ikka räägib seda sama juttu kogu aeg. Aga ma tean, pühavaim kogu aeg räägib mulle seda juttu. Aga ma käin mingit oma elu ringi. Ärgu juhtugu meile seda. Ja küsime täna endalt lihtsalt, kui Jumala kuningriik on seestpidi meie sees, mis seal sees siis õieti on? Jah, Jeesus on mu pattudes surnud. Kas need patud on siis läinud ka? Sest kirjutatud on, et kes oma patud tunnistab ja need hülgab, see leiab armu. Mis seal sees õieti toimub? Mis asi seal üldse on? Kas seal on Jumala kuningriik või on seal kellegi teise kuningriik? Või on seal üks suur koogel-moogel, et mitte keegi tonti ei saa aru, mis seal õieti on? Aga siiski öeldaksegi sulle, et aga sõber, mida sa siit tahad? Sul ei ole pulmariided seljas, sul ei ole pitserit. Kuidas sa saad pärandit nõuda? Ma hea meelega lasaks su laeva, aga ma ei tohi, ei saa. Need on need asjad, teate, need asjad tiksuvad nii, et vaikselt. Mitte keegi ei löö kella. Mina olen täna see loll, kes karjub, et ei, kuningas on alasti. Ma löön täna kõrva kella, kuulge, asjad tiksuvad. Kell ei ole meie silmade ette pandud, me ei tea täpselt tundi, millal laev lahkub või millal see asi juhtub. Me ei oska seda öelda, see ei ole isegi tähtis. Küsimus on, see ei ole kõige peamine, millal täpselt ja kust. Ja sellepärast Jeesus ei vasta nendele küsimustele. Aga ta ütleb, pange tähele, et teiega juhtuks nii, nagu juhtus nendega. Ja ta ütles, et aja lõpul on niimoodi. Ja ongi nii, ja meiega on ka niimoodi olnud ja paljudega on niimoodi ja see ei peaks niimoodi olema. Amen. Mina usun, et täna on üks hea aeg muuta oma elu.
Ja võib-olla kõige viimase asjana mõtlen, kas sa tead, millest algab elu muutmine? See algab mõtlemise muutumist, et sa hakkad siin, sa lood korra siia 2 kõrva vahele. Sa ütled endale, ma ei luba endal mõelda selliseid asju. Ma ei luba endale kujutleda selliseid asju. Ma ei luba endale, ma ei tea, vihastada näiteks niisuguste asjade peale või täita või vaadata selliseid asju. Ja siis vaata, kes on see, kes tohib tõusta Jumala pühale mäele? Mida ütleb Vana Testament? Kas keegi teab? See, kes elab õigsuses, see tähendab, elab Jumala lepitatud seisundis ja räägib tõtt oma südames. See, kes paneb silmad kinni, et mitte näha veretööd, sa ei taha isegi näha seda. Okei. Jah, kes topib kõrvad kinni, et mitte kuulda mingist ülekohtust. Kes raputab käsi, et mitte võtta altkäemaksu. Nii ongi. Ütleb, et võt sellisele inimesele hakkab nüüd juhtuma midagi. Mina palun, võtke palun, tehke endale kodune piiblitund. Uurige järgi, mida tähendab, mida Jeesus nende asjade kohta ütles. Kui palju teist teavad, et on 2 kohut suurel? Üks on see kohus, mis otsustab, kes on põrgusse, kes taevasse, eks ole. Ja kiri ütleb, et meie sinna, kui sa oled kristlane ja sa oled tõesti lepitatud Kristuse verega, siis sinna sina selle kohtu alla ei lähe, sellepärast, et sa oled õigeks mõistetud ju. Amen. Aga ikkagi lähed kohtu alla, sest apostlid kirjutavad, me kõik peame ilmseks saama Kristuse kohtu järjes. See on siis, kui Kristus omade üle kohut mõistab. Nii et näed, Peeter, ma andsin sulle need ja need asjad, mis sa tegid nendega? Just. Ma tahtsin, et sa oleksid seda, ma tahtsin sind võida, ma tahtsin sulle anda selle anni ja selle vaimu anni ja ma tahtsin sind kasutada seal ja ma tahtsin sinu läbi teha neid imesid, aga sina ei otsinud mu palet kunagi. Ja selle tõttu ei olnud neid asju kuhugi anda ja kõik see jäi olemata. Ja sellepärast on siin täna pulmades palju vähem inimesi, kui muidu võiks olla. Sinu elu ei ole see ja vilja ei ole, mida ma tahtsin anda. Ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ma täna ainult palun, et mõtelgem nendele asjadele. Ma tean, et see on pikk jutt olnud, aga palun mõtelgem nendele asjadele. Uurime neid asju, võtame need asjad oma südame asjaks, sest kuskil kellad tiksuvad. Ja kui mina üldse millestki aru saan, siis ma ütlen, et ega aega ei ole enam väga palju. Et kasutagem seda aega, mis meil on, ja tehkem nagu väga kiireid pöördeid, hästi kiireid pöördeid, nagu kannapöördeid teinekord. Suur puhastusi on vaja. Ma arvan, et sul tuleb veel kiiremaks. Aga ärge kõik jookske Andrei juurde. Andrei ei anna patte andeks. Jeesus annab patte andeks. Tulge kellegi juurde, keda te usaldatakse, on palve inimene, laduge oma koorem maha, oksendage endast välja see saast ja paluge, et te võiksite terveks saada. Ja Jumal tervendab ja Jumal lepitab ja ta tõstab üles. Ja siis on sinu sees tunnistus, sest püha vaim koos sinu vaimuga tunnistab sinu sees, et sa oled Jumalale meelepärane. Amen. Ja siis on korras, siis sa võid ütelda, yes, sellega on korras, ma olen nimekirjas, mul on pitser, amen. Ja nüüd sa pead hakkama tegelema sellega, mida Jumal on sulle käskinud teha, mis on Jumala tahe sinu jaoks. Kas sa teed seda? Kas sa teed seda süstemaatiliselt, kas sa teed seda hoolega, kas sa teed seda kõigest südamest, et tal võiks olla hea meel. Piibel ütleb sellise huvitava väljendi, kas sa elad Jumalale meelepäraselt talle kõigiti meeldida püüdes. Mina ütleks, kui me küsiksime, et kui palju kristlased üritavad Jumalale kõigiti meeldida, siis me peame vastama, et põlenigi nagu teisi eriti. Mõned õnneks ikkagi on, aga neid on palju vähem, kui peaks olema. Amen. Hää küll. Tõmbame joone alla sellele. Kiitus Jumalale. Ma usun, et see, kui Jeesus ütles, et Jumala riik on seestpidi teie sees, see ei olnud ähvardus ja see ei olnud ka kohtumõistmine, vaid see oli pakkumine. Jumala riik saab olla füüsilisel kujul sinu sees nii tugevasti, et see mõjutab nähtamatuna kõike sinu ümber. Puudutab inimesi sinu ümber nii, et sa ei ütle ühtegi sõna. Et sa lihtsalt tuled kohale ja Jumala riik mõjutab. Amen. Teate, ma olen kogenud sellist asja, kui selline kogudus, kes otsib Jumala tahet ja teeb Jumala tahet, nende parkimisplatsil on Jumala ligiolu, muide.
Ma olin kunagi Kanadas, külastasime ühte kogudust ja see oli üks väga vahva, üks eeslinna kogudus. Seal oli ka üks väga armas pastor ja tema abikaasa ja neil oli seal väga vinge teenistus. Me olime jõudnud kohale mingi 15 minutit varem, me ootasime enne, kui see auditooriumi uksed lahti tehti. Ja tead mis, autos oli selline pühavaimu ligiolu. Ma sain autos terve rea ilmutusi, nii et ma istusin seal lihtsalt. Ja pühavaim ütles mulle, sul on see vaja teha teistmoodi, see on valesti ja selle sa pead üldse ära lõpetama. Ma lihtsalt sõitsin parkimisplatsile, ma ei olnud kuulanud ühtegi silpi teenistusest ega mitte midagi ei olnud. Ja pühavaim oli seal niimoodi kohal, mul oli juba käest kogu instruktsioonide mapp, mida mul oli vaja hädasti teha. See on see, mis on Jumala kuningriik. Ja tead sa, Jumala tahe on, et siit kogudusest läheb samamoodi see välja, täpselt samamoodi. Et siin hotellis inimesed ei saa enam teha, mida nad muidu teevad. Ja igal pool siin kõrval ei saa inimesed teha, mida nad muidu teevad, vaid nad ütlevad, ma olen väljas. Ja uks on veel lahti. Jumal alastu mu peale. Niimoodi on. See on Jumala kuningriik. Amen. Kiitus Jumalale. Võib-olla lõpetame selle sõnaga. Jumal igatseb, et sa oleksid sees. Jeesus suri sellepärast, et sa oleksid sees ja mitte väljas. Ja see, kui sa oled see viimane, ma ei tea, saba ots. Ja sa oled see kõige viimane, sa ütled, minuga on kõik kõige halvemini korras. Jeesus on sinu ees surnud, et see ei peaks nii olema. Amen. Jumal tahab sind täiesti konkreetselt, mitte suvalisi umbmääraseid inimesi, vaid konkreetselt sind ja mind tahab. Sinu jaoks on koht reserveeritud, ära jäta oma kohta tühjaks. Tule kohale, kas või kulmude peal tule kohale, aga tule kohale. Amen. Jumal ei arva välja kedagi, ta tahab sisse arvata, aga siin on meil ka midagi teha. Kiitus Jeesusele. Amen. Tõusume palveks. Isa taevas, sinu sõnad on lihtsad ja selged. Jumal, ma palun küll, et mõnigi meist võiks täna suure häälega nutma hakata oma enda olemises. Ja öelda, Jumal, kus sa oled ja kus mina ometi olen. Ja kuidas see kõik on võimalik, et ma siin olen. Aga isa, täna on päästepäev ja täna on soodusaeg ja täna on hea aeg. Sest need sõnad on täna sinu püha vaimu läbi räägitud selleks, et keegi ei jääks välja. Issand, ma tänan, et mina võin ka siin seista ja sa pakud mulle ka. Ma tänan Jumal, et sa pakud iga ühele. Keegi ei ole välja jäetud. Tänu sulle, Issand. Tänu sulle, kallis püha vaim. Ja me palume Jumal nüüd sinult seda soosingut ja armu, et see sõna võiks olla meie südames, et me võiksime oma elus tõsise ülevaatuse teha. Jumal, et me võiksime süstemaatiliselt ja innukalt täita ja otsida su tahet. Ja tõepoolest osutuda sinu sulasteks ja osutuda sinu lasteks, keda sa ei pea häbenema, vaid keda sa võiksid julgesti omaks tunnistada. Niimoodi, et ühel päeval, kui see aeg tuleb ja tuled sina ise või tuleb laev või tuleb mis vahet seal on, et meie sees oleks see tunnistus, et me oleme sulle meelepärased. Nii nagu Eenoki sees, enne kui seda ära kutsusid, oli tunnistus, et ta on sulle meelepärane. Ja ma palun, et kogu see kogudus võiks elada nii, et püha vaim koos meie vaimuga võiks tunnistada meie sees, et me oleme sulle meelepärased. Me teeme sinu tahet ja sul on hea meel meist. Ja ma palun ka, et kui siin mõnede meie elus on selline süstemaatiline sõna kuulmatus, issand, aastate pikkune, kuude pikkune, nädalate pikkune, Jumal, aita tulla välja sellest, issand, tule armust appi, purusta, issand, see ahel, mis on hoidnud inimesi kinni. Jeesuse nimel, issand. Ja ma tänan Jumal, et siin on täna võidmine selleks, et need ahelad võiksid puruneda. Tänu sulle, issand. Jumal, aita pöörduda sinu poole kõigest südamest ja kõigest hingest ja kõigest väest ja kõigest jõust ja meelest. Et kõik need ahelad võiksid puruneda, Jumal. Et sinu püha vaim, Jeesus sinu verega koos, võiksid lepitada, uuendada, puhastada ja tervendada meid kõiki vaimus, hinges, ihus. Tänu, issand, sulle, Jeesus. Ja veel ei ole vihapäev, täna on lootuse päev. Tänu sulle, issand Jeesus. Ülistus ja tänu olgu sulle, nüüd ikka igavesti. Amen. Amen. Iga hommik su armu
Amen. Kiitus Jeesusele. Me oleme täna ka siin, me ei lõpeta teenistust nii, et lähme kõik jooksu, paneme jooksu kõik, aga vastupidi, me oleme siin ka palveks, me oleme siin ka kokkulepeteks ja igaks muus asjadeks, et me võiksime nagu nendel asjadel kõigil sarvist haarata ühe korraga. Amen. Kiitus Jumalale. Et sellepärast, et need ei ole nagu mööduvad asjad, vaid need on asjad, mis otseselt täiesti konkreetselt meid kõiki puudutavad hommikul ja õhtul. Amen. Ma ühe juhendi annaksin kõigile veel. Teate, need suured kavatsused, et ma hakkan homme heaks, tavaliselt ei tööta. Mis iganes hakkab sinu elus muutuma, hakkab muutuma nüüd kohe praegu. Mitte homme, vaid kohe. See on esimene asi. Teiseks, ära võta liiga suurt korraga, võta üks päev. Võta üks päev, ela see päev Jumalale. Nagu täiega, 100-ga, nagu noored inimesed ütlevad. Võta ela Jumalale, tee Jumala tahet hommikust õhtuni, nii kuidas sa vähegi oskad. Palu tema armu, et ta juhiks ja hoiaks ja kaitseks sind ja üleloomulikult juhiks sind. Ta teeb seda, usu mind, ta teeb seda. Ja siis võta järgmine päev ja niimoodi lähed. Ja usu mind, sa enne kui sa aru saad, sa elad teistsugust elu. Aga kui sa võtad, nüüd ma hakkan kõike alati kogu aeg, ja need absoluudid ei vii sind eriti kuskile kaugele. Amen. Võta lihtsalt kätte. See, mis käes on täna, see on kohe, täna kohe saabki midagi muuta. See on hea. Amen. Teeme niimoodi. Kiitus Jumalale. Isa, ma tänan sind selle eest, et sa oled hea. Õnnistame ka seda ohvriandi, mille sa oled lubanud kokku panna. Õnnista igat andjat, issand. Luba, et su sõnakohane õnnistus võiks manifesteerida iga inimese elus. Ja me palume Jumal, nii kui su sõna ütleb, et igasugune kõikvõimalik arm võiks meie suhtes muutuda külluslikuks. Et meil alati oleks kõigis asjades täielik piisavus, et sinu rahvas võiks tõepoolest sinu lepingu kohaselt osutuda olevat õnnistatud. Issand, ma tean, et selleks on ka meiepoolsed tingimused. Aga Jumal, me palume, et see võiks saada osaks ka sinu rahvale. Ja Jumal, me palume ka, et kogudus võiks olla õnnistatud. Jeesus, issand, me palume, et sa kingid meile kõik töövahendid, mida me vajame. Üleloomulikud uksed, et meil võiks olla hästi, heal tasemel kõik see, mida me vajame. Tänu, issand, sulle kõige eest. Amen. Halleluuja. Tänu ja ülistus Jumal. Aga rahu Jumal ise, pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim, hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna me issanda Jeesuse Kristuse tulemiseni. Amen. Olge õnnistatud. Amen. Kiitus Jumalale. Ja väga suurepärane on nii armas, et te tulite, aga nüüd on suurepärased võimalused alles algavad, võtta üksteisel nööbist kinni ja palvetada ja õnnistada ja rääkida ja nutta ja naerda ja mida kõike. Amen. Aitäh.